Hea kriminaallased. Mulle meenub sellega, et kui ma teenisin Nõukogude armees, siis oli suured õppused, kus osales terve suur hulk hävituslennuväge. Ja siis komandor, kes startis hommikul need lendurid, silmapaistva ärevuse ütles, mehed, ma loodan, et päeva lõpuks enamus teist maandub maal. Ta pidas silma, sest lõpus tulid tavaliselt väiksed kaod, mõni kukkus merre, mõni kadus ära, selle piiri. Aga näiteks sellisele pealkirjal oleks selline alapealkirja, et lõpuks me maabume ikkagi maal, oleks päris hea asi. Ennist kuulates neid endisi ettekandeid, mis oli väga hea, ja kus toodi ka välja jürimõisism, mille kohta minu vanaisa alati ütles, et elu ei saa tükkideks võtta, elu vaadatakse kui palli, elu ongi, tükid muutuvad, elu jääb. Et selle järgi ju tõesti, et ole sa rassist, ole sa fassist, ole sa kes iganes, igal ühel võib tema enda tüki järgi õigus olla, aga need tükid saavad sobida kokku panna. Ja selle kohta siis on nagu selline anekdoot, et Maku ja Soolestik pärast tõsist pidu see, et omavahel räägivad, et näed, et kõik teised magavad, meie peame seda töötama, seda läbi laskama, väljundama, ma ei tea, milles selle organismis üldse nagu teised siin on, eks ole. Ja siis äkki Maks koputab, et ütleb, sosistab midagi maale, makutud, näost nahkutud. Soolestik küsib, mis juhtus, eile löödi hambad välja. Need ühesõnaga kõik sõltub üksteist. Siin ei ole midagi, ei saa vastandada maad linnale ega linna maale, sest tegelikult on küsimus lihtsalt tasakaalus ja sümmeetriks need omavahelistes asjades. Et ise ma olen ka hübriid, et ma olen maal pärit ja töötan maal ja olen maaga väga tugevalt seotud, aga mu pere on elanud linnas ja ma olen ka linnaga seotud. Ja ma olen see, nii kui enne ütleb, et ma olengi, sest tänapäeva Eesti elu on inimene liigub, töötab ühes kohas, on teises kohas. See ongi tänapäeva tervitada, mille pärast meie riik on nagu natuke minu arust kaada jalgu, et ta ei arvesta seda, et inimene on midagi muud, kui oli 200 aastat tagasi. Aga nüüd, maal on hingel avaldus ja jõule ruum. Ehk kuidas maale tulla ja seal siis olla. Väga praktiline ja huvitav küsimus. Võib-olla, kuidas me saaksime seda edasi. Millised on siis ootused sellel inimesel, kes tuleb maale keskkonnas, kus tal selles mõttes otsest kokkupuudet ei ole. Kuigi Eestis on see stereotüüp tekkinud, et on tekkinud, et maa on miski muu. Seesama pitsat tegelikult on hullu rahatum nii ühel kui teisel käel, sest maa ja linna elu on Eestis siiski omavahel tegelikult väga läbipõiminud, sest et Eesti, Euroopa mõistes meil ju palju neid linnu siis ikkagi kokkuvõttes on. Ja inimeste stereotüübid on siis tavaliselt sellised, et toodavad, et 360 päeva aastas on siin päike ja looduse platspildid, rebane jalutab sõbralikult koos jänesega ja nii need toodavad. Et igal pool on odav ja tervislik toit, sest maal kui ise kasvab, keegi ei võta ju vahel. Et tädi maali leht on kogu aeg soe, sa lähed, lüpsad, sul on klaas piima, tuleb hommik või tull, vaatad, langevad päikest, samal ajal tõusad päikest ja et kõik on midagi nii. Et siin on hingerahu ja vaikelu. Juba selline ilmselt tõsi. Lastel on stressivaba ja turvaline tervislik keskkond. Autode jooksuaeg saab läbi, kui te lähete, siis meil on tipptunnid on kõigile teile teada. Nii ühes kui teises linnas. Ja kass saab nüüd jälle soojaks saada, sest ei ole vaja jamad ruumi jälle. Nii, mida me veel ootame? Et Eesti Energia maksuamet on nüüd kaugemal, et hinnad on odavamad ja nad on sõbralikud. Et emotsionaalselt on seal turvalisem olla maal. Naaber on kaugel ja samas lähedal, saab oma saias kas või välja pepuga käia. Hea näide on siin, meil on sarnastes üsna mitu ka välismaalaste peret. On sakslased, kes on meil elanud juba üle 10 aasta kindlasti. Nemad ütlevad, nende põhiasi on seda tossid maa, mille keskel on maja, mille ümber on 10 hektarit ja ta keeldub selle ükskõik, mis hinnaga kellegi müümast. Ütleb, see on väga huvitav. Siin on samal ajal Euroopa. Katsuse Euroopast leida 10 hektarit maa, kus sa saad, muidugi see maksab mingi hirmu sirge hinda, kus ma saan naisega paljalt päevitada. Väärtust. Nii. Rämpstoidust tuleb nii, veel loodame, emotsionaalselt turvalisust. Rämpstoidust saame eemale, metsavarjale saame lähemale. Muidugi siis selgub, et kui neid ise korjata, neid tulme raskelt kui tädi käest ostad, tulnud väga.
Pilk ulatub kohati mitme kilomeetri kaugusele, avarus, ruum, teine ajaruum. See ongi tegelikult maa, üks põhiline asju. Nii, millised on siis hirmus nende inimestest, kui maale tulevad? No, elekter võib ära minna, internet on pole aeglane, Facebook võib täis saama, aeglane linnas ka. Igal pool on puugid, sääsed, lehmakoogid, purjus kombainerid, rumalad inimesed ja kurjad koerad. Siin oli ka tundnud killustereotüüpi sellest. Öösiti kolevad õues ohtlikud metsloomad ja hämaras allast nähtavad mustlased. Läti kirjades on mustlased. Nii, lastel on liiga pikk tee kooli minna ja tulla. Noh, nagu te enne kuulsite, ilmselt sõidetakse kauem kooli, mina arvan seda sama, et kui nii võtta, siis maal see tõesti ei pea paika, sellepärast, et enamasti maavaldade koolitransport on tasuta ja väga hästi korraldatud. Arstiabi on kaugel ja vilets, rohud mürgisemad ja kallimad kui linnas. Pole see sugugi nii. On olemas arstid, rohud on magusad, osamatu saab kui metsast. Nii, aga kuidas siis nagu see vajalik otsus või asi teha? No tuleb endas lihtsalt see otsus teha. Seda enam, kui sa vajad elus üle starti. Sul on millesti tõesti võll, sul on tõepoolest mingi selline asi, nimese peaks elus paar korda tegelikult nii-öelda väheksamas või suuremast mastaabist tegema starte, sellepärast, et see on hapnikud teie verre, see on hapnikud teie ajuringesse. Valige välja suus koht, on see siis teil juurde järgi, on see teil tunde järgi, on see armastuse järgi, emotsiooni järgi, klantspildi järgi, mille järgi iganes. Tee vajalik eeltöö, sellest me natuke hiljem räägime. Otsima praegusele ja tulevasele endisele elukohale siis hea omanik, kas seda rendid välja, müüb tema, tagastab pangale, maksad ikka peale, kui halvas rajoonis on. Või midagi sellist, aga jätta ka piidavad lõikud. Ära sulite kunagi onasse kaevu, kui uuest kaevust hakkavad vähemalt paar mõnest on maad. Nii. Kui sa hakkad minema, tasu oma arved ja teada nendele, et sinnad sind ei saa enam. Lase endale loomulikult ära musta puhkusrahad, kõik muud asjad välja maksta, mis peab. Kui on põhjust, siis ka töötukassa annab teile koondamistasu. Vahetab Facebookis koht ära, mis on pildi, mis näitab, kus sa asud. Täna endisi naabreid rõõmusta, kurvasta vastavalt kellele, kuidas iseenda äraminekule loomulikult kunagi ei lähe. Pikenda relvaluba, loomadest lugesite ja mustlastest, aga ei muidugi siis palju jälgida praegu. Nii, eeltöö, otsi endale ja või kaasale töökoht. Enda kogemusest võin öelda 60 kilomeetrit tänapäevaste logistiliste võimaluste, ühenduste, asjade juures ei ole üldse mingi probleeme. Tuttav mul Tallinnas sõidab Mustamäel, Lasnamäel, käis kauem tööle, kui mina sõidan vahepeal Tartus tööle Sangastesse. Ja ma sõidan väga stressivama, võin teile päris kindlalt seda öelda. Nii, ja see 60 kilomeetri raadsus tegelikult häid töökohti. Võib ka leida kaugemal, otsid endale kaugtöökoha. Või teete oma äri, on teil talu, on sellised majandused. Tõepoolest, maal on ressurssi, küsimus on lihtsalt loomulikus lähenemises. Võin omal nahal öelda, et olles ka ise poole ja siiski nagu eraettevõtluses, ei ole siin midagi keerulist. Maal sõidu. Nii, aga muidugi jah, talunikuks hakata tänapäeval on juba natuke raskem, suured klassikalised mõttes, see on väga kallis. Nii, elukoha valikul tee eeltöö, üllata naabreid. Räägi neile üllatada, aga sul on sünnipäev 22. juulil, aga sul on naise nimi see või segitisega muidugi ema. Nii, väga hea on ka üldse suvalise inimesega, kui te elus lähete, väga hea, kui te üllatate ja kui te ei lase meelest ära tähtsaid asju. No tead ise millega võib lõppeda see, kui ta oma abikaasa sünnipäeva unustate või kulma aastapäeva või mida iganes. Ega see on ka inimeste puhul, ega iga väikegi viide sellele, et sa tead, midagi on tema jaoks lugupidamise avaldus. Nii. Muidugi ka ei ole üldse halb mõte, et ostate kohe kohalikul kalmistul avaplatsi ära, sest sellega näitate, et nüüd te olete lõplikult sisutanud selle koha. Vaadates, siis enam keegi kahtleb, et siia ka vaadates teile
pidi hästi on edasi. Vali välja oma osalusvõimalused külaseltsis, see on kindlasti väga praktiline asi, sest tavaliselt nendes seltsides on inimesed, kes on selle kandi edasi lükkajad, kellel on see info, ja kes saavad teid kõige kiiremini sulanada seltskonda. Oled jahimees, astu sinna seltsi, oled ritsumees, astu sinna. Loo siire kogukonnaga, samastu kogukonnaga, mitte kõiges, aga milleski nende põhiväärtust kohal ja sul on enda oluliselt kerge. Nii, siis puht praktilisest seisukorrast tuleks kindlasti vaadata, kuidas on teil seal, kui hakata maja ehitama, et kuidas on vestlik, milline on hoonete seisukord, kui suurt mastaabist, kas on kasulikum tõmmata vana maha ehitada uus, või on teil endal mingi emotsionaalne, kunstiline, loominguline mõte, millega te siiski selle vana vaatamata selle väljusele aastate. Uurige, kuidas toimub teehoole, ma võin siiski väita, tundes vähemalt Lõuna-Eesti valdasin, et enamuses valdades on teehoole väga okei. Ruumi lükatakse ja see kõik on asi, et tavaliselt on majas solk väljas ja vesi sees ja mitte vastupidi. See nüüd muidugi on selline, et vaadata, kas kaevandused või midagi planeeritakse teie ligidale, loomulikult seda tasub uurida, sest see võib ka teie maatüki väärtust tõsta või langetada ja ta ei ole pelgalt mustvalge, kui nüüd kaevatakse minna kullerkuks üles. Ei ole, see võib teile anda ka teisipidi hoopis rohkem tagada. Tuttu kandi ajalooga, kas või lühidalt, ei ole vaja ajalooga kunagi üheselt, ajalooga on niikuinii erinevate vaatamata interpretatsioon, kus on segatud faktide ja käi soole ja tükke laenumas, saad hästi palju teada enda kohta ja teiste kohta ka. Siis ära kindlasti seda tee, et sa hakkad naabreid elama. Elab ise. Et kunagi oli lõppu õpetamine hästi. Ära paigalda piirile silte, kui meil on sellised tekstsed näited olnud, et kus kuni sa juba siin oled, siis oled sa juba sihikul. Minu koer sööb sind ja kõik sellised asjad. See varem või hiljem, see kedagi ilmtingimata intrigeerib. Uskuge mind, te võite ka ohupidi võib see asi minna. Ära nori naabri lemmiklooma või tariloomaga tüli. Muideks koerad on väga suur pere indikaator. Kui koerad saab hästi läbi, siis varem või hiljem leebub ka peremees ja perenaine. Ja vastupidi. Ära lase inimeste vahel pooli valida, see on tõepoolest praktiline nõuanne selles mõttes, et kui alati esimene asi hakatakse teil proovima külapäeval, ükskõik siis ühiskonnas, et kunagi ei saa üheselt kellegi poole kalduda, et seda teha ei tohi. Oma joone säilitamine on üks asi, mis kindlasti on kehtib igas kogukonnas. Ära laena raha küsitakse, nii kuni kohe küsitakse, väikseid summasid ja rända ka ise laena. Et see on ka üks maaelu minu arust üks väga poliitik ja natuke aeg ei öelda ja vast ei küsi keegi. Nii, millised on siis maaelu hurmad? Sinul ja su peres on tõesti olema ruumi. Hinnake seda, mida te võib-olla ühel hetkel, kui on hilja hakkate hindama, hinnake seda praegu. Seesama ruum ja avarus on maaelu üks põhiline briljant kroonijuveel. Seda on tõesti sellises taustas, sellises formatsioonis, sellises formaadis on ainult Eestis minu hinnangul tõepoolest või õigemini meie kandis siin. Mõttega võib-olla läinud midagi sisse, kus on selline inimese ja looduse suhtekoefitsient ja nii palju ruumi ühe inimese kohta. Nii. Ja kui sa veidi vaeva näed, siis mis on minu isiklik hobi ja mida ma olen nüüd tegema hakanud, see on nauditav, kui sa saad nii et natuke aega kasvatada oma tomati, oma kartuli, selle asja väärtus ei ole mitte niivõrd see, et on tõesti see teadmisega, see on väga suur väärtus, aga see emotsionaalne väärtus, et sa oled ise kasvatanud ja uskuge mind, ma usun, et see toit tasakaalustab teis hulga rohkem neid asju, mis on ära rikutud nende teiste asjade poolt. Ja see on tõepoolest, see on tõeline defitsiit üle maailma. Ma usutavasti eestlaste kõrval oskavad seda kõige rohkem hinnata venelased, kellel on see aru saama, teistel on liiga suur vahe, sest ükskõik kui ilus see lillkapsas või teil seal pakis ei ole, ükskõik kui kena see lomat ei ole, ta on kasvatatud klaasvati sees, ta
seda on veetud 500 kilomeetri kaugusel, ta sisaldab jumal teab kelle vett ja mis vett. Su kass saab jälle pojad. Ja koeral on muidu väga hea meel, sest nüüd on kuhu joosta. Nii, ja võlu on siis selles, et sa tunned oma naabreid ja nemad sind, mis on nüüd linnas tõesti võrreldav väiksemates eramajadega asumites, kus kaasa-efekt on olemas. Ja siin on see tõepoolest silmnähtavalt ja käega katsutavalt teil olemas. Iseasi, kui hästi te siis kui hästi selle tunnetamisega teil läheb, aga see on nüüd teie enda inimene algusest peale. Kõik inimesed on ühendatavad. Minu väide on see, tülid tekivad ikkagi eelkõige kuskil lastakse midagi, väikseid tülisid tekib niikuinii, aga päris sassis suhted on alati ikkagi kommunikatsiooni tüli. Ja mis kõige tähtsam, puhtvisuaalselt, minge välja, näete tähti, kas te linnas näete, vähe näete, aga seal näete palju. Nii, tekib kindlasti üks puhtfilosoofiliselt, ma olen öelnud, ruumitaevadega inimesed. Nii südames, hinges kui ka, just ka kindlasti, võib suuremaks minna, aga lastel tekib teistmoodi suhestumine ruumiga ja ajaga. Ja muideks, see ei ole üldse halb. See ajataju on väljas sellest pidevast närvilisest mõõtmisest, aga ta toimib muideks sama täpselt. Sõpru sugulased nüüd julge parem külla kutsuda. Ja küüni alla magama ja ei ole vaja kedagi lohistada enam sinna uuendale korrusele. Oma külas on alati millestki parim olla hulga ägedam tunne, sest ikkagi esimene. Ja kui linnas olla samas asjas, näiteks 300, see on täpselt nagu sõjas. Et auhinnal on teine koht küll, aga kes tahab sõjast teiseks tulla. Ja nüüd siis natukene ka sangastest. Ega turundus tuleb kõik küll. Et kui võib jah, et siis hästi kiire selline, et asume Lõuna-Eestis, Agus hästi kuulus kant, kailid, roht, sangaste loss, sangaste ruukis. Oi, ma jääb selle, ma ei jõua lugeda. Äkki sa räägid, üks hetk ma pole sangastel on kui enda seisukohalt võtta, siis on väga hea ajalooline selline taust ja minu arust väga hea energiaväljad ja logistiline asukoht nii töö kui ei ole ta liiga digitaallinnadele ja ei ole ta liiga kaugel. Meil on väga hea infrastruktuur, praktiliselt kõik olemas need, alates noortekeskusest, apteegist, väga hästi töötavast perearstikeskusest, kool on varustatud spordiväljakute, võimlaste kõiksuguste asjadega, tööstust on piisavalt korralikult. Nagu maal ikka, küsimus on lihtsalt selle töökohtade üherülbastumises, et kõik ei taha olla puidutsehis tööl, kõik ei taha teha ühte tööd ja kolmandat tööd. Et inimestel peab valik olema. See on võib-olla selle maailma kõige suurem saab. Saab küll kuskil juhul, kui ta näib roosat mälupulka. No siis ma pean peast rääkima. See on peast rääkima, ja mis ma teile oskan siis nagu tahtma? Et väga hästi. Sa pead loo olema. Lüütada kalliski. Et väga hästi ütles, et meil on tegelikult selles mõttes hästi läinud, et meil on väga palju selliseid nii-öelda hübriidpered, kes on tugevad ettevõtjad, kes tegelikult pool aega veedavad sangastust, ehitanud väga ilusad taludele, kes tundimid välja ja kes naudivad just seda sama, et tegelikult Eesti mastaabis on kõik ligida, ka Tallinnas on ligida. Sa ei pea sellepärast Tallinnale sülitama, kui sa maal elad ja vastu. Sest tegelikult on äri ja tööd aetakse läbi interneti korra nädalas või isegi 2 korda käitakse Tallinnas ja see ei koorma mingit tegedagi. Et kui öeldakse oma äri või tehakse seda asju ja need on seal juba kestnud olnud. Paistarahvast, et mitte keegi, mitte kuskil ei ole mulle selline Tallinna elanik, ei ole mu lapsele pakkunud nii palju ringe sellise raha eest, selliseid võimalusi, kui mul on nüüd. Ütles Tallinnas, ma võin teda igale poole viina, aga ma viin teda peale tööd tund aega, viin teda ringi ja teine tund on teda tagasi. Pange see aega. Meil on üks Moskva pere, kes on Moskvast pärit, kes on meil üks tendents sotetananti neid üldse on juurde tulemas päris jõuliselt. Ja küsin, et kuidas teie nagu Moskva, ikkagi jõukad inimesed, nii-öelda Venemates keskklass, lastega pered.
Vastus väga lihtne. Eestis on suurepärane keskkond sellistes linnades, nagu on Otepää, selline nagu Tartu, ka nemad nõnedused küla tegelikult kõik. Et see on niivõrd suurepärane keskkond kasvatada oma lapsi. Ma pigem käin 2 korda kuus lennukiga Moskvas, ülejäänud töötan internet, nad õppejõud. Ja laste pärast on nad pannud nad nii-öelda alguses Vene kooli, siis Eesti kooli, et saaks keelega nad kõik erakordselt andekad. Et ütles, sa kujuta ette, ma Moskvas, kuigi ma olen, nad ei sõida metrooga, sellepärast, et kardavad terroriante, sõidatakse enamus keskklassist peab oma lapsed autodega kooli. Ühesõnaga laste kooli viimisele ja tööle minekul hommikul kulus keskmiselt 2–3 tundi Moskvas. Tagasi sama palju. Et kujutage ette, mikspärast kõigi võimaluste koht ei ole elamisest kõige varem. See on väga ilusti välja öeldud. Täpselt sama mastaab, vähem kontrastselt on olemas Eestis maa ja linn. Ja mina pakungi mitte nii, et maa versus linn, aga maa elukeskkond teie lapsed ja teil on oluliselt parem ühendada oma tööd ja ärikud muuga. Vai, aga hakkas pihta, jah? Mis see oli? Nii, mis on sangastes? Sangastes on loomulikult väga vabandanud, et ritsumees öeldus, no tegija juhtub, nagu näete, mõni asi jääb põlema. Siis kandleid tehakse veel, selline käsitleda ja mängitakse kandleid, ilusaid naisi tehakse veel. Ja poisse ka näed veel kordne kinnitus mulle sõnadele. Putru tehakse koos ja naised putru. Kui te sööte reklaamid, sööte Sangaste linnade Heleni Elbet, siis need on tehtud Sangastes. Sporti tehakse, loodusturism on väga levinud asi elutateks kohtadest. No kes meil ikka? Piirvilt on meie juures pärit laulab teile vahepeal koju. Siis on meil jääskulptuurid, väga ilusad, on arteesia laevad, mis pulskavad vett ja talvel, mis jäänud selliseks jääskulptuurideks, see tõesti on nii. Väga ilus loodus on meil loomulikult, nagu näete, sinilille kasvab igal pool. See on väike kirik. Väike seen. Väike kirik õhtult. Ja loomulikult looduspildid. See on meil vapustavalt ilusat loodust. Sangaste loss oma üritustega ja tõesti väga palju kultuuriüritusi on lossis sellest mastaabist nagu võimalik maista. Isegi metsloomad käivad päeval ja otsi vist alguses ära ajas. Selline nägi välja Sangaste mees mõni aeg tagasi. 100 aastat. Sangaste rukis kasvab mõelest nii kõrgeks ja on üldse maailma kõige hinnatud rukki alus tema haiguse ja külmanikluse tõttu. Siin veel demonstreeritakse rukist. Ja Isand Berg, kes on selle lossi ehib rukkiaretaja, ta ei ole minu sugulane, kui mina Tamper. Ma võiks olla. Sangaste loss tarnalt vaates, külje pealt vaates, eest vaates, talvel vaates, nurga alt vaates, pealt vaadet ei ole. Ja rukis tehakse meil loomulikult koha peal väga maitsvat leiba on leivameestid, kes on täistasemel oma tegevusega. Kalja tehakse Sangaste rukis, soovitab maista minu arust üks väga autentne just nimelt Sangaste rukis tehtud asi ja väga hea maitsega. Näete, kultuuri tehakse, kui kõht on täis, vistad kõhu pealt riided maha. Ja ka traditsioonilist rahvatantsu 4 rühma käib tantsu pidudel, mis ise pidi näitaja olema. Siis on sellist vanemaealiste daamide tantsu. Siis on ka sellist, kus on meestel, kui on tihtida vaja. Sangaste laulu lindistamine, Sangaste kirikus. Kah üks meie pidev väisaja ja lauljaid häälest. Ja ikka vaja. Jõudsime riigiga tagasi. Nii et ega mul siin muud midagi väga tarka teile ka öelda. Et alati võib neid juhendeid täpsustada. Mingi probleem, aga Sangaste kanti olete selles mõttes meie kanti oodatud kohalis kindlasti, sest et meil on ka teatud ja mitte lihtsalt öeldud, on tulemas siiski teatud elamuprogramm, kus on päris korralikud krundid võimalik saada endale väga ilusus kohas, Otepää piirivastaks. Otepää lesas ei ole, veel on natuke, oleme jätnud. Ja lossi ümbruses ja sellise asju, kelle tõsine huvi on siis keskkonna mõttes tõesti ilma näljata, see infrastruktuur on väga hea, teil on võimalik, ei ole Riia kaugel, ei ole Tallinn kaugel, ei ole Tartu kaugel, ei ole Vihtna kaugel, on
mis tegelikult on Kagu-Eesti üldse perspektiivi silmas pidades minu arust väga heas loogistilises asukohas, kui need natukene seda asja mõtlema. Kui natukene moondunult kinni piirid lahti lähevad, siis olukord täielikult muutub. Nii. Aitäh, Kaido! Tänan! Ma loodan siis, et kell see tunne, õige tunne juba tekkinud või tekkimas, et siis seal läbi Kaido grillide praktilisi nõued, aga äkki on veel küsimusi või mõtteid lisada? Ei ole nii väga osanud. Ja palun. Ma mõtlen, et juht oli nagu kohaliku omavalitsuse ja Eesti omavalitsused ongi nii, sellepärast on loodud see omavalitsuses saab enda pärast eksisteerida. See on huvitav väide. Nii, et kui mina kavatsen sügisest ära minna, siis saanud seda valdud kokku. Ma ei usu. Ei, ma ei usu. Minu arust on, kui ma päris ausalt vastan selle küsimusele, siis mina arvan, et see on täpselt see sama lugu tekib Eestis, et kui ühed inimesed on mingi aeg võimul, sõltumata sellest, kas ta on omavalitsuses või riigis, siis tekib teatud arrogantne suhtumine. Ja see ei ole mitte kurjast vaimust tal võetud, aga see lihtsalt tuleb. No, kui sa oled nii kaua olnud, siis nagu tunned, et äkki oledki asendamatu. Ja ainult väga korralik enesekriitika ja selline huumorimeel iseenda suhtes suudab seda asja takistada. Aga mina olen märganud seda, et see on eelkõige juhtunud nagu riigi poolt praegusel juhul. Sest et väga lihtne on öelda omavalitsusele, et teil on täitmata hulga ülesandeid. Samas minister istub siin ja räägib, näed, et transport on parem kui Viimsis lasteaia kohta saada. Mis ülesandeid ma veel täidaksin? Kas te tahate, et oleks soolise võrdõigusliku volikogu seal? Meie inimene käib, kindlasti on selliseid valgu, kus on, olete ka ajakirjandusest lugenud, kus on Peipsi ääres, kus on tõesti, mina muideks poolaksin, mina ise olen väga suur pooldaja sellele, et võiks olla rotatsioon. Et üle 2 aja ei tohi ka olla vallavanem ega volikogu ees. No, paraku ma usun, et ta üldpoliitiliselt ei ole nii populaarne. Et selles mõttes see probleem on, aga täis siirusega ma arvan, et enamasti see ei ole nii. Et see on väga lihtne on utreerida ja seletada riigi poolt. Süüdi on kõik sellepärast, et nad niikuinii on sellised. Aga mis nad ise istuvad seal 10 aastat? Ära ju ei lähe. Palutakse küll, et mingi laske reidi ka, aga lähe. Et ma nagu selles mõttes ei ole, tegelikult on, ma kardan, et maavaldus on pigem see põhud, et ei leita juhte. Ja te näete seda ise ka ära, et sügisega otsitakse. Seal on, sa näed ahveriste, aga sa ei näe mitte muidugi ma ei saa jälle üldistada, sinna kindlasti tuleb väga palju selliseid õnnepitte, aga just oleks vaja selliseid noori mehi, kes tulevad ja teevad ja näevad ise, et see tegelikult on väga suur koorem, see on nagu kolhoosi esimehe vanasti, see on otseses mõttes, kus kogu vastutus linnas erinevalt meist on ju olemas aparaat, sul on sekretärid, kõik asjad, siin sa pead mõtlema kõik ise. Et mina ei arva seda, et see nii on enamasti, alati kus on kindlasti on. Vanajuhilt on hea küsida ka haridusreformi kontekstis, et praegu põhiargument Eesti vallad on liiga väiksed, oma rahvaarvud toimunud. Mis siis vallajuhi kogemust on selline rahvaarv, mis oleks paraja suurusega, kus nagu säiliks see homogeenne kogukonna tunnetus, et see vallajuht tõesti suudab seda alati ja samas suudab. See, ma arvan, et niimoodi sellisel kui võrrelda. Mina olen täiesti nõus riigijuhi kõiksuguste väidetega, mis ütlevad seda, et haldusreform on vajalik. Ma olen selles 100% veendunud, haldusreform on vajalik, et ta hiljaks jääb. Aga ma ei ole nõus nende väidetega, et miks pärast haldusreform on vajalik. Kõik meie juhid väidavad seda, haldusreform on vajalik sellepärast, et siis me hoiame kokku valitsemiskuludelt, siis me hoiame, ma ei tea, millestki kokku. Haldusreform ei ole raha kokku, vaid valitsemiskuludelt. Küll te näete, et isegi kui tekib mingi esialgne efekt, muidugi seda ei saa tekkida sellisel puhul, seal on juba ainuüksi üleminekuaega. Leedu kogemus on see täpselt olemas, see on 2 aastaga on sile ja läheb valitsuskulu kõrgemaks. Valitsuskulu on võrreldes kõige muuga ja kõige väiksem asi. Probleem on, inimene on muutunud liikuvamaks. Inimene on erinevalt sellest, mis on 20 aastat tagasi, inimene töötab siin ja Soomes igal pool. See süsteem, et inimene on sisse kirjutatud, seal ta käib tööd on, ei toimi ka see tulubaas.
ei toimi see rahastamine enam, sellepärast et lihtsalt see kõik on teistmoodi. Ja teiseks on koolivõrk, vot siin on nüüd hakkab see, et igaüks hoiab kaitseb oma kooli lõpuni, aga see on inimlik. Sa kaitsed oma kogukonna huve, aga suurema piirkonna huvides see loomulikult ei ole. Seal peaks olema nagu asi läbi mõistlikult räägitud ja kokku lepitud. Siis on transport, siis on kõik sellised asjad. Ja muidugi, mis on just väiksema valla puhul on oht selles, et tekib konnaloomistumine. Et sul on volikogus kogu aeg samad inimesed, et sul volikogus hakkavad sattuma lihtsalt populistid, sest paraku Eesti seadused erinevalt Rootsi seadustest ei pane vastutama volikogu liiget tehtud otsuste eest. Meil volikogu otsustab ümber volikogu liige eest. Vastutab küll vallavalitsus ja volikogu ei vastuta. Et on tegelikult, mina ei ütleks seda suuruse järgi, see peaks olema Lõuna-Eestis ja Põhja-Eestis ja üldine Eesti regioonides erinev suurus, aga suuremad peaksid olema küll. Ma arvan, et kuskil 3000 alates. Kuskil võib olla ka 600 või 1000 vald, sest on ju saarte eripärad on sellised asjad. Lihtsalt küsimus on selles, et võib-olla mõte on selles, et otsustamine on liiga killustatud, et see poliitiline võimus tõesti kuskil suuremas keskuses koos olla. Et ma ei näe probleemi selles, et haldusreform olema peaks. Küsimus on, et praegu jääb haldusreform niimoodi, et süüdistatakse ühtesid, teised süüdistavad vastu, ühed ei julge teha, teised ei saa teha, seepärast, et katsuge minna oma valda oma rahvale seletada, et kuulge, et lähme liitume. Ükski inimene alateadlikult ei anna kätte positsioone, kui on seal parasjagu hea. Ta inimene usaldab igaks juhust, ütleb, kui ma Otepääga liituma, need on ju pügavad meid kohe. Esimene ütleb, mina seda usun, aga inimene ütleb. Ja ühesõnaga iga vallavanem, kes teataks nüüd, et kuulge liitume, tegelikult kirjutab alla endale poliitilise enesetappule. Sellepärast peab otsus tegema riik. Kõik. Nii, veel üks küsimus. Siis jõuame ikkagi sinna, et meil on ka kõik vaja selleks inimesi, selleks vaja, et transport saaks koolis käia ja unistusi ja tähtedajad. Ei, inimesi on vaja teiste inimesteks. Inimesi on vaja selleks, et maakogukond ära ühe ülbastuks, et seal ei istuks ainult pensionärid või seal ei istuks ainult talunikud, ainult oma sellega. Kõigile, nii maatalunikule on vaja tänapäeva traktorist, ei ole mees, kes tuleb ja istub sisse ja joob ennast teisel päeval täis ja paneb 3 miljonise traktoriga lepingusse. See ei ole võimalik. Hüpsiseadmed on sellised, et ma arvan, et siin enamus meestelt kukub teil pilt kotti, kui te näete, mismoodi töötab, mis automaatikas kõik on. Ühesõnaga maa on spetsialiste vaja ja tegelikult on maa palgad kõrged. Sellistes kohtades on palgad väga kõrged. Et ma, nagu sinuga hästi palju on selliseid muinasjutte mütoloogiat, aga inimesi on selleks vaja, et Eesti riik oleks ühtlasem ja tasakaalus, inimesi on selleks vaja, et teie lapsed, meie koolist väljaarendus on 20%, et teie lapsed kasvaksid stressivabamalt ja õpiksid olema tasakaalukamad inimesed. Ja maakeskkonnas paljudel inimtüüpidel on maakeskkond kindlasti parem koht kui linnakeskkond. Eestlasel on linnakeskkond, suhteliselt uus asi. Võtame veel ühe küsimuse. See maa külaliskuritegevus. Maa kuritegevus. Külaliskuritegevus, et naabel vallast käivad. Ega siin ilma aegu pole vardus peale mustanud. Meil on Läti piir ligidal, meie neil päris ei jõua, enne kuskil saadakse kätte, aga Valga linnal on näiteks see probleem. Aga maal on ikka põhiprobleem on need suvilarüüstajad, kes toovad läbi ja teevad su suvemaja tühjaks. Muud kuritegevust, tapmisi ma ei mäletagi, et oleks olnud meie viimasel ajal. Põhiline oli politsei ütleb, purjuspeaga sõit ja mis seal siis veel? Vargused. Aga see ei ole nii massiline, sugugi mitte nii massiline,